Trump võtab Iraanilt hingamisruumi marsruudi kaudu, mis ühendab teda Venemaa ja Hiinaga. Samal ajal kui üllatav plahvatus Hiina territooriumil on juba nõudnud 28 elu ning sõda jõuab taas punktidesse, mis mõjutavad kaubandust, energiat ja võimu. Sel neljapäeval, mida mina ei et iraanlased osutasid sellele. Ameerika Ühendriigid, ma ei tea. Ahtekeikhani hauterajatis, gulishtanis. Struktuur, millest sai tundlik osa maismaa koridoris, mida kasutatakse Hiina ja Iraani ühendamiseks. Ja hoida seda avatuna. Ma ei tea. Mis see on? Mis see on? See ei ole lihtsalt purunenud betoon. See on poliitiline ja majanduslik sõnum. Kui Teheran üritab raudteekoridori kaudu põgeneda, näitab Washington, et hoiab pilgu samuti raudteekoridoril. Marsruuti, mis ühendab kahte strateegilist piirkonda umbes 10–15 päevaga, hakati käsitlema kui hingetõmbeaega Hiina vöö ja tee algatusele. Ja samuti alternatiivina Venemaale, kes seisab silmitsi sanktsioonide karmistumise ja logistikasõjaga. Samal ajal seisis Hiina silmitsi veel ühe sisemise tagasilöögiga, kui ühes jalatsivabrikus puhkes tulekahju, milles hukkus 28 inimest. Samal päeval toimus veel Khamenei matmine Mashhadi linnas. Tänavatel esitati ähvardusi Trumpi vastu, Ameerika Ühendriikide sõjaline tegevus Pärsia lahes, teated alla tulistatud MQ-9 droonist ning Iisrael jätkas Gaza sektoris Hamasi liikmetega seotud isikute jahtimist. Mida Trump tegelikult tabas? Miks see sild mõjutab Venemaad ja Hiinat? Kuidas Iraan üritab reageerida? Kas Centenas kaotas kontrolli? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Golestani rünnak tabas raudteesilda, mis asub Iraani põhjaosas piirkonnas, mis on muutunud oluliseks, kuna ühendab Iraani raudteevõrgu Kesk-Aasiast tulevate kaubakoridoridega. Hilt kukudati maha. Transiitlennukiga. Tere koos. Golestan tabas silda O, a struktuuri olevat tabanud Ameerika Ühendriikide tiibrakett. Poliitiline kahju oli suur, sest sild on osa mehhanismist, mida Teheran püüdis hoida meretõkkest eemal. Ahtekekõni, siut sattus kriisi keskmesse, sest Iraan panustas raudteele, et vähendada sõltuvust Pärsia lahe sadamatest. Hiina avas 2025 aastal otse raudteeühenduse Iraaniga, kus kaup väljub Xi'anist ja jõuab Aprimi kuivsadamasse Teherani lähedale umbes 15 päevaga. See marsruut vähendas transpordi aega võrreldes traditsioonilise mereteega ja andis Pekingile maismaalise alternatiivi oma vöö ja tee algatuse raames. Just seal saabki rünnak jõudu juurde. Kui sadamad on surve all, muutub raudtee väljapääsuks. Kui raudteed rünnatakse, kannatab ka see väljapääs. Ameerika tegevuse põhjus on Hormusi väinas. Ameerika keskväe juhatus teatas, et uued rünnakud olid suunatud Iraani võimekuse vähendamisele, ähvardada tsiviillaevu ja energiateid. Operatsioon tabas 10 sõjalisi sihtmärke, sealhulgas rakettide, droonide, logistika ja kaitsega seotud rajatisi. Washington ei tahtnud ainult rünnakule vastata. Tahtis näidata, et meresõiduvabadus ei jääks revolutsioonilise kaardiväe pantvangiks. Trump pidas relvarahu lõppenuks pärast rünnakuid laevadele Hormusi väinas ja hakkas samaaegselt rakendama nii sõjalist kui ka rahalist survet. Kui Teheran püüab kompenseerida maismaa kaubandusega Hiina ja Venemaaga, siis surve liigub edasi kaubakoridoridele. See on majandussõda, ilma okupatsiooni välja kuulutamata. Sihtmärk näitab selgelt, et Washington ei vaata ainult baaside ja raketiheitete poole, vaid ka võrgustiku poole, mis hoiab režiimi elus. Teated viitasid hävitajatele, tankerlennukitele ja AWACS-i varajase hoiatuse lennukitele, mis tegutsevad liitlasbaasidest Lähis-Idas, pöörates erilist tähelepanu Jordaaniale, Katarile, Saudi-Araabiale, Araabia Ühendemiraatidele ja Bahreinile. See ümberpaigutamine näitab valmisolekut rünnakute jätkamiseks ja lennukite kaitsmiseks. Teheranile on see sõnum ebamugav. Piiramine toimub liitlaste võrgustiku kaudu ümber lahe.
Erru läinud viitseadmiral Robert Howard ilmus analüüsidesse kui hääl, mis võtab selle uue hetke kokku. Ta hindas, et Trump mõistis, et Iraan ei anna tavaliselt järele ainult sõjalise jõu ees ja et nüüd võiks kasutada rahalist võimu. Kui kuulasite presidenti, kas arvate, et ta võttis teie seisukoha omaks, et neid ei saa usaldada, neil pole legitiimseid eesmärke ja nad tuleb peatada? Kahtlemata, Brian, ja mu telefon ei lakanud eile helisemast, kõik mu Iraani kontaktid helistasid, kõik tähistavad, nad teavad, milline võimalus presidendil on. Tema jõu kasutamine kinnitas seda tõesti. See näitas ka, kui nõrgad iraanlased on, kuna nad ei vastanud. Ja kõik teadsid tegelikult ajaloolise tausta põhjal, et Iraan pole kunagi midagi saavutanud. Nad on alati töötanud selle nimel, et tugevdada oma positsiooni ja rahalist seisu, ning president saab sellest aru. Ma arvan, et ta jõudis sellele järeldusele ja see esimene samm blokaadi taastamisel on selle oluline osa. Nüüd saab ta kasutada kõiki võimuelemente, mitte ainult sõjalisi, vaid eriti just rahalisi. See tõlgendus sobib kokku survega nafta, sadamate, pankade, maismaateede ja logistiliste võimekuste suhtes. Iraan üritas muuta Khamenei matuse poliitilise jõu demonstratsiooniks. Mashhadi linnas jälgisid rahvahulgad surnud juhi matuseid, samal ajal kui tseremoonia ajal ilmusid välja plakatid ja kättemaksuhüüded Trumpi vastu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teheran püüab jätta muljet ühtsusest, kuid tegelikkus on palju pingelisem. Sõjaväe rindel avaldas Iraan uusi kaadreid, väites, et nende õhutõrje jälgis, peatas ja tulistas alla Ameerika Ühendriikide MQ-9 drooni. Kui see kinnitatakse, oleks tegemist umbes $30 miljoni väärtuses õhusõiduki kaotusega, mida kasutatakse luure- ja rünnakumissioonidel. Ameerika Ühendriikide võimud on juba tunnistanud selle mudeli olulisi kaotusi sõja ajal, samal ajal kui Iraani propaganda püüab iga allatulistamist kasutada oma võimekuse tõestusena. Sellegi poolest ei muuda drooni allatulistamine keskset fakti. Iraan saab endiselt lööke oma infrastruktuurile, marsruutidele ja majanduslikule võimule. Hiina sattus sellesse uudisvoogu 2 erineval viisil. Väliselt paistab ta olevat maismaa koridori otsene huviosaline, mis läbib Iraani ja vähendab sõltuvust haavatavatest mereteedest. Seesmiselt seisavad nad silmitsi tööstusliku tragöödiaga Xinjiangis, Fujiani provintsis, kus tulekahju tabas Huitengi jalatsi tehast. Hoonest viibis 237 töötajat ja 2 külalist. 213 inimest päästeti või evakueeriti, kuid 28 hukkus. Hiina juht nõudis täielikku otsingut, kiiret uurimist ja vastutavate isikute karistamist. Hiina juht nõudis uurimist ja karistamist. Hiina juht nõudis täielikku otsingut ja vastutavate isikute karistamist. Mis on uus? Tehase omanik ja teised juhid vahistati ning ettevõtte kontod külmutati. Seda piirkonda tuntakse Hiinas Jalatsi pealinnana, kus on tuhandeid tehaseid ja tohutu tähtsus ülemaailmses tarneahelas. Tulekahju tõi esile probleemi, mida Peking on aastaid püüdnud kontrollida. Kiire kasv, intensiivne tootmine ja tööstusohutus ei käi alati käsikäes. Kui Hiina püüab oma mõjuvõimu välismaal suurendada raudteede, sadamate ja lepingutega, siis kodumaal tuletab tragöödia meelde, et tootmise inimlik hind võib samuti muutuda poliitiliseks kriisiks. Gazas jätkas Iisrael operatsioone Hamasi sihtmärkide vastu, isegi kui rahvusvaheline tähelepanu oli suunatud Iraanile. Iisraeli rünnak Gaza linnas sõiduki pihta tappis Mohammed al-Wahidi, Palestiina ametniku, kes oli seotud Egiptuse abiharuga Gazas. Ja ta vastutas kohalike elanike jaoks jalgpalli maailmameistrivõistluste avalike ülekannete korraldamise eest. Iisrael teatas, et sihtmärk oli Hamasi võitleja ning ütles, et al-Wahidi ei olnud sihtmärk.
see juhtum näitas, et Gaza sõda pole veel päevakorrast maas. Washington näitas samuti poliitilist segadust. Scott Fitzgerald tsiteeriti ütlemas, et Ameerika Ühendriigid oleksid sõjas Iraagis, kuigi peamine kriis on seotud Iraaniga. Praegu oleme sõjas Iraagis. See on taas mingil määral esile tõusnud. Kui me seda ei lahenda, on meil tulevikus tõsiseid probleeme. Ricky Crawford, esindajate koja luurekomitee esimees, kaitses ideed, et osa Iraani rahvast toetaks Ameerika abi vabaduse saavutamisel. sa näed neid lavastatud rahvahulki, kes toetavad režiimi Teheranis, aga mina sellesse propagandasse ei usu. Ma arvan, et Iraani rahvas toetab Ameerika Ühendriikide sekkumist ja nende aitamist vabaduse saavutamisel. Ja ma arvan, et see ongi tee, mida peame järgima. Muidugi, Iraani rahvas tänab president Trumpi. See on kõigis sotsiaalmeediakanalites. Rünnak sillale, surve Hormuzi väinas, nafta vastu suunatud karistusmeetmed ja sõjaline liikumine ümber lahe moodustavad surveoperatsiooni. Teheran võib tänavatel karjuda, allatulistatud drooni näidata ja matustel rahvahulki koguda, kuid iga tabatud marsruut muudab režiimi ellujäämise kallimaks. Hiina ja Venemaa jälgivad, sest probleem jõuab ka nendeni. Kui koridor, mis ühendab Xi'ani Teheraniga, satub sihikule, saab Peking aru, et tema alternatiivne marsruut ei ole kaitstud. Kui Venemaa kasutab sama läbipääsu kauba liigutamiseks, mõistab Moskva, et otsetee võib samuti katkeda. Iraan ehitas alternatiive, sest teadis, et merd võivad kontrollida Ameerika Ühendriigid. Nüüd avastab ta, et ka maismaatee võib muutuda sihtmärgiks, kui hakkab toetama režiimi ja selle liitlasi. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Põetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat piksivõtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie toetus aitab meil jätkata.